Siis. Oh, sul on otsas! Sul on otsas! Tees kõigile vaatama Poiste ja kalale järjekordset episoodi. Nagu me mäletame, siis suve algul me käisime püüdmas ahvenat siin sama järve peal. Ütleme niimoodi, väga nige seis jäi nii edasi. Kuna ahvena suurus ise oli väga väike ja kala ise ka väga ei saanud, siis ma ikkagi mõtlesin endale ära, et tuleme ühe korra veel ikkagi tulema seda proovima. Aga vähe teistmoodi. Teeme täna proovime uuesti küll ahvenat, aga me ei püüa tavapäraste pöörlevate või ma ei tea higidega, vaid me püüame huvitava rakendusega nimega Peipsi rakendus. Kuidas see Peipsi rakendus peaks välja nägema, seda vaadake järgmisest videolõigust. Nii. See on siis minu tehtud Peipsi rakendus. Ta ei ole nagu täiesti õige võib-olla, kui tegelikult on poe omad, aga ma midagi välja mõtlesin ja nii edasi. Et see on seesama pealiim, mida me angerja sellel kasutasime. Ma kasutasin selle nagu ära ja nii edasi. Seesama lips, mis oli angerja oma, selle ma kasutasin ära, et panna ühe selle kummilutti otsa ja mis see Peipsi rakendus endast siis kujutab, ongi see, et sellega on võimalik sul mingis mõttes ka parv üles leida võib-olla. Siin on nagu mitu tükki otsas ja nii edasi. Et mõnikord võibki tulla nii, et kala tuleb 1, 2, 3 kaupa. On ka 3 lipsu, aga me teeme täna 2. Ja siis all on põhimõtteliselt raskus, mis viib põhja, et mööda põhja nagu tõmbame seda. Siis ta tulebki niimoodi ujuvalt, niimoodi ilusti järgi. Aga loodame, et see töötab ka, aga nagu näitame ennem ka Mariki oma ka ära. Põhimõtteliselt ma tegin samamoodi, aga ma vist tegin pikema pealiini ja pikemad lipsud vist ja siin on sellist värvi see väike kummilant ja siis siin on sellist värvi ja see on veel väiksem. Ja siis all on ka tina, mul on 12 grammi, et see oli vist rohkem või? Mul oli 14. Ja, aga muud väga midagi ei olegi. Aga võrreldes eelmise korraga me ei ole kalda pealt me ei püüa kalda pealt, vaid me püüame kummipaadiga. Ja paadiga. Aga ainuke asi, mis on miinus meil täna. Ankurtile. Jaa. Koju jäi. See on emotional tõmetus lihtsalt. Aga no ei ole hullu. Arvad? Kuidagi saab. No okei, loodame. Aga davai. Lähme siis. No nii siis, jõudsime püügipaika. See on see sama koht, kus me nägime esimesel korral, kui me käisime augi püümas, nägime kõige rohkem kalu üldse. Jah. Oli siin või? Oli. Sealpool ei olnud või? Ta oli siin enam-vähem, ta oli natuke siin rohu pool. Ta oli sealpool. Aga enam-vähem see sama koht, et siin on selline kõrge madalik sellel järvel. Ja loodame, et siit saame siis kätte ja Peipsi rakendus siit ta läheb. Lennuk on seal jah? Seal tiksub. Väga hästi ei näe, väga blurritud oli see siin kaameras. Põhimõtteliselt seal, umbes kuskil seal. Sinna ma viskasin ja siis sain haugi, kui me tegime seda videot ja me ise olime kuskil sealpool, kuskil seal. Ja siis lihtsalt saingi tookord haugi mäletad või? Ikka mäletanud. Ja ta õnneks päästiski me video ära. Et seal proovib seda Norra moodi. Nüüd tuleb välja kala. See lõgi tema paati kerges suur käitis. Mõnus vetikas, Nii, oli. Ära läks või? Jaa. Näeb, vaata, lips on alla poole läinud. On või? See oli ennem üleval, mul oli kuskil siin. Oli kõva võtt või? Ei, ta oli mingi pisikene. Ikkagi, aga proovime veel, äkki on mingi väike parv siin. Proovime. Ja ma nägin mingi kala kõipas siin, et lootust on veel. Jah. Nii, me jälle siin roostiku juures nüüd kiiresti läheme siit minema ja proovime sealt sama koha pealt, kus mul juba käis ja tema... Suur tahvel on siin, näed või? On jaa. Aga pisikene. Väike. Mingi 10 senti või vähem isegi vist. Aga jah, harjutame minema siit. Mõtlesime, et lähme liigume kuskile keskele poole ja siis Etsel paneb trollima nii kauaks. Ja ta vahetas ka. Ühte kummilanti ta pani sellise. Ma panin sellise.
et keha on neonoranž, siis saba on oranž, nagu tume oranž. Ja jah, me olemegi suht siia äärde jälle ära triivinud. Iga, et nagu vaatad igasugused, keegi nagu vaata järgi ta, kui tuleb, siis sa võid ju seisma jätta vaata. Ai, see oli valus. Siin on üle vaata need miinid või need asjad, need trossid, et nende külgi ei tohi visata. Nii, sul käis otsas, jah? Ja ta täristas nii kõvasti. Ma tundsin. Tegin mingi naks. Aga proovi uuesti, jah? See oli päris kõva. No kas see on nagu jälle anger ja pöök? Näed nagu mine pekki, kui suured need olid. Viska kaasa. Ma ei saa ju! Need oli 2-3 tükki. No nii. Siukse saingi reetrakendusega ära. Ma nägin siit samast tuli mingi mitu tükki siukseid olid. Jah, vist. Pekki ära läks. No jah. Selline. No järjekordse võttis aga mingi pisikese. Selle lasub tagasi. Selle püüa see pordiga seal ma ei tea millega. No, tuleb oota, et võtab. Nüüd sai lõpuks käima. Mitu korda Etseri krabas niimoodi. Näed, 2 tükki või? Mida või? Need on nii palju. Pole kunagi sellist ralli näinud. Ei ole, ma ka ei ole. Vaata, kui suur see on. Tule nüüd. Võta see ära. See 20 mingi ju. No mis sul nüüd hakkas? No juhta ei viina. No süda läheb ülivahaks. Noh, jälle sina. Seda sama võtavadki. Seda alumist nad näevad võib-olla halvemini, aga tegelikult nad ründavad seda alumist ka sul. See on ka. Mina vahetasin kohe endal kõik oranžile ära, sest mul on neid hästi näha ja nii edasi. Ründab paremini seda. Kas, oota, ma mõtlen vist. Seal käib mingi kala käib ka pinnal. No nii, räägi nüüd, millega sa jälle hakkama saad? Mida sa rotid kõikidest kaladest ära, mis mul nina ees on? Täitsa lõppe. See on suht normaalne. See mu rekord ei ole. No kui sa tahad, sa võib mõõta, mul on mõõdunid kaasas. Davai. Vaata siin dressikas on see. Dressika taskus on. No jah, sest et sul on, ma ei tea, mingi 4 või? No jah, 4 või 5. Mul on ära kaipanud. 24. No ei ole rekord, see oli mingi 29. 29. Meil on Exceliga sama rekord. Ma siin kusjuures läks jõekat püüdma. Siis sain lihtsalt jõe peal 29. Ei. See oli järves, ja see järves ikka, jah. Läheb kotti ära. Ja meil on üks. Etser mõtles, et võiks ühe väga maitsvat sööki teha. Aga seda veel ei räägi? Seda veel ei räägi. Seda näete video lõpus. Jah. Markile sinna kinni lihtsalt, sinna torni otsana. Vaatame, kuidas ta ära päästab selle. 500 laiki ja paneb peakad. Ütles 500 laiki ja paneb peakad. Riietega koos? Jaa, ja õnkega. Igatahes sa käisid Kempsos, jah? Jaa. Ma vaatasin kõrvalt, kuidas sa olid nagu, et keegi ei vaadaks. Aga nüüd hakkame kohe... Proovime nüüd teiselt poolt, vaata. Proovime sealt poolt, proovime siit poolt. Jaa, enne ma võime teiselt poolt seda. Ja loodame, et saame ka midagi. Etseri päeva esimene kala. Ta proovis mu õngega. Aga see on pisike. Ikka püstime ära, aga savi. Ma olen rahu sellega ka. Jah. Aga no ma proovin ikkagi oma nende suurtega veel saada, et... Jah. See läheb vette tagasi. Läheb, jah. Mine, tule ära. Aga okei.
Ära pane kätt ette, mis see on? Haug või? Tundub haug. Et see võib olla, see on suur konks. Sul võttis jah? No, kuidas sa said seda kaotada praegu? No ei ole ka suur. No nii, püük käib. Nüüd on kuidagi vaiksemaks jäänud on selle võtuga üldsegi. Ja ma ei tea... on või? Ohoh, see on päris hea ju. Kuule, see on päris suur. Ära pane kätt ette, mis sa teed? Ei, ma mõtlesin, ma võtan käega, äkki ta tuleb ära vaata. Äkki ta tuleb enne paati minekut ära. Yes, lõpuks ometi, see mida ma otsisin. See on kotikas. Meil on 4 kotikat. Kotti. Too, see on etsi oma. Too minu. Nii, püüame edasi siis. Vaat siukest tahaks. See oli otse laivis ju. Laivis on siukest vahe. Ei ju, me oleme ära triivinud juba kõvasti. Tavai. See ei laivi. Kulli pärast proovin seda sama kätte saada, mis mul just ära läks konksu otsast. Ma ütlesin siis Etselile ühe enda selle kollase punase selle landi ja nüüd Etsel proovib olla. See on suur konks. Nii siis. Ma tundsin, et nagu midagi, et algul midagi täristasin ja ma sain kohe aru, et selle kala täristamine tuli välja vaata hinna juures oli ikka väike. Ma sain selle väiksema kummilendi otsast. Väike. Aina väiksemaks läheb. Lapskalad tuli. Lapskalad. Bra. Aga okei. See on kotikas. Igatahes me käisime koha pealt vaatamas, kuidas seal lood olid. Ja nüüd me läheme tagasi purde juurde. Samal meil trollivad. Ja ma pidasin väike salaplaani, et võib-olla uueks hooajaks midagi teistsugust natuke. Aga ma ei tea, ma äkki ütlen isegi või? Ära hakka. Jah, ma mõtlesin uueks hooajaks midagi huvitavat, mida ma pole veel teinud. No põhimõtteliselt nii ja naa. Aga jah. Eks näha ole, kunagi tulevikus. Mis vä? Midagi on jah. Ma arvan, et on haug. No, võtan kahva vä? On haug. Alakas. Kurat, ära tõmba lanti ära. Ma teen käiba pihti. Oota, paati teha. Ei, kõik on hästi, ära poe. Hoian kala kinni, äkki. Siis ta rapsi, vaata. Ei no igaks juhuks, vaata, mäletan, mis sul juba palju juhtus või? Sellest väga abi ei ole. Ma hoian ikkagi eemale veits. Mäletan, mis juba palju juhtus kunagi või? Muidugi ma mäletan, mis sa arvad, et see läks mu meelest ära? Ai jah, ta oli valus. Nii, ta oli sellest või? Läks. Ja meenutame seda, et hauki püüdes läks raskemini kui nüüd ahvendus. Korraks ei nõu. Ei ole, ta oksi pole ommu tühi, kui jooks oksi. Ta ei läheks kiiresti, et ta lihtsalt jookseks vaikselt. Ei, võeti vesi läks sisse siis. Sul on otsas! Sul on otsas! No aga vaata, mis ta teeb. Ta on nii naljati. Või on? Haug või? Tundub haug. Jälle haug või? Ära tee nalja. Lase ta. Ei, ära tõmba seda tugevaks. Ohven! Ei. Joo, see on ohven! Kahvu, võta kahvu. Mine hulluks! Mine pekki! Mille ma just kätte sain siin? Mine hulluks! Tal on teine kala suus!
teine kala on suus mine pekki vaata. teine ahven on ka suus, mine hulluks. Mis asi see vend? Äkki see eelmine ahven oli selle landi küljes, tuli ründama. Tead, kui kõvasti mu süda lööb praegu. Mõtlesime, et sai haug. Mine pekki. See tegi suunamat mängu kui mu haug ise, noh. Otse laivis, see on mu rekord. See on mu rekord. Mine hulluks, noh. Nii linaski kui ahvena püük, sest purustame rekordeid. Vaata, mis tal niimoodi siin peal on, mingi värk. Mis asi, kus? Näed või? Mis peal või? Siin peal, näed või? Mis asi need on? Ma arvan, mingi põhjast tulnud. Need mingi liiguvad. Täitsa, see on läheb kaasa ju. Läheb. Läheb kaasa, mõõdame ära. Mõõdame ära. Aga kuhu sa panid mu mõõduringi? Tagasi sinu kott taskus. Tavai, mõõda ära siis. Ma ei saa mõõda sina, mul on käed mingi. Oota, ära nüüd nalja tee. Võta see konks ennem suust ära talt. Mul jalad värisevad. Mõnu haug vaatasin, et ritt käib sul, et see ei saa olla sinu lant, et nii hullult käib. Kuidas Verevis nii suur ahven on? Seda on veits keeruline siit ära saada. Oota. See lihtsalt oli tal suu sees. See ründas sinu lant ja siis siuke vend ründas seda. On nagu kannibalistid. On. Nii, tulime järve keskele, mõtlesime, et paneme siit Peipsi rakendusega, kuni me triivime kuskil ja äärde ära, siis lähme vaatame veel sinna hüpeka juurde ja siis vist lõpetamegi äkki või? Ma usun küll ja päris siuke mõnus päev on. Nojah, on. Oota, aga mis, kas meil on angeri video üles laaditud või? Ei ole. No tolleks hetkeks ei ole, kui see episood on, siis on jah, kindlasti üleval see. Aga nagu see saab kaamera ära. No nii, mis teeme? Rollime ja lähme siis sinna selle hüppetorni juurde ja kui sealt ei tule, siis ma arvan, lähmegi minema või? Ma usun küll, jah. Kellel nüüd 12 läbi juba natuke ja me oleme mis kellast juba? 7:30 oli. 7:30 jah, nii et jah, no ikka oma jagu oldud 4,5 tundi hetkel. Nii, igatahes meie püügipäev lõpeb siit. Ise olen väga-väga rahul. Et esiteks Mareki rekord, see oli väga peace, väga äge. Nagu angere püük, see oli, Peipsi rakendus oli meie jaoks tegelikult täiesti uus asi tegelikult. Et ise leiutsime midagi välja ja nii edasi. Et iseenesest väga hea. Ja töötab. Jah, ja me arvame, jääme seda püügiviisi veel püüma ka. Ja püüma ikka jääme. Aga mida teha nendest ahvenatest, mida me kaasa võtsime, seda vaadake järgmisest videolõigust. Ja igatahes, nagu nägite, ahvena püük läks meil väga edukalt, nagu seda oli ka linaski püük, siis me teemegi sedasi, et kui me saame midagi kaasa võtta mingi kaladest, siis me näitame ka seda, mida me teeme nendest muidugi. Et täna me võtsime ahveneid kaasa ja ma ütlesin, et teeme siukest asja nagu paneeritud ahvena fileed, eks sama hästi võiks öelda, kalanagits või snitš või mis iganes. Kananagits. No ütleme paneeritud näiteks. Ütleme paneeritud. Ja kuidas siis välja näeb, on see, et ma võtan ahvena siin filee ära ilusti kenasti. Võtan ka naha maha, kõik muu puha ja põhimõtteliselt Marek, tubli mees ja teeb vahepeal selle ära, et ta klopib võib-olla muna ära, paneb sinna mõned maitseainet sisse ja nii edasi. Ja siis samamoodi ka nende riiusaiaga, mis on paneering ja nii edasi, sinna paneb ka natukene mingit soola ja siis segab natukene selle läbi ja nii edasi. Ja siis, kui kõik on nagu valmis ja tehtud, siis põhimõtteliselt on praadimine ainult ja nii edasi. Et sedasi näeb välja meie tööplaan ja nii edasi ja selline, sedasi me teeme ka seda. Aga mis ikka, austamast peale. Sellise filee, siit võtame siis naama kohe, näitan. Üritan need ribid ka ära eemaldada. Siis siuke asi. Siia küll jäi natukene veel liha peale, aga parem võtta ilma soomuseta kui see, et saaks üldise midagi kätte. Ja praegu panen selle siia. Jah. Ja siis nii edasigi. Marek, õpid elus esimest korda fileerimist või? Ei, mitte esimest korda ei ole.
aga no ma ei tea, mul vist ei tule väga hästi välja see. Aga ikka õpid ilusti kenasti. Tahvenute peal on kõige parem seda õppida, sest neid on palju ja nii edasi. No asi edeneb. Võiksid ise varsti saab hakata paneerima. Jah. Igatahes me ei jõudnud seda fileerimist otseselt nagu näidata. Marek nüüd. Nüüd viskan selle ära ja siis vaatame, lähme edasi. Siin on need fileed, mis said valmis. Seda ei ole palju, aga see on maitsev. Igatahes nagu nägite, me sai ahvenad ära fileeritud, kõik muu puha. Nüüd me paneme munase kaussi ilusti segame niimoodi läbi, et noh, saad aru, mida ma mõtlen, klopin muna läbi põhimõtteliselt. Nii, paneme natuke igaks üks siia ka natuke soola, natukene ja pipart ka. Siin on natuke siia just natuke rohkem pipart. Siin on siis riivsai, see on see paneering, siia ma panin juba natuke soola. Ja ma ei tea, mulle nagu meeldib niimoodi, et see nagu paneering annab just nagu rohkem maitset kui miski muu nagu. Ja mulle nagu meeldib niimoodi. Aga mis ikka, võime seda siia sisse ära. Siia võiks. Aga tead, mis teeme? Tee koubid. Siia, paremasse. Koubi. No jah, siis läks. Aga noh, jah. Nii, siia läheb ka soola värki või? Sinna vähem soola, sinna just rohkem pipart. Siis panen siia ka igaks üks natukene. Mitte palju, aga noh. Ja tee suhkurt on ka või? Ikka. Ei ole, kus juures tegelikult. Imagine kodus pole suhkurt. Natukene siin näpu otsaga. Mitte palju. Mis peab ära sama? Meil pole ühte muna veel vaja või? Kusjuures ma võib olla isegi. Põhimõtteliselt siis filee on nii-öelda ära paneeritud, siis nüüd tuleb ainult vaja praadida. Nüüd Marek oskab vist oma seda pliiki paremini vist kasutada. Nii, igatahes, mis sul mõttes see tuli? Ma mõtlesin, ma teen kõrvale neid makarone äkki. Lisandiks või? Jah, et oleks huvitavam viits. Okei, tavai. No nii. Mis toimub? Noh. Mis pampst toimub? Ei, ma ootan, kui makaroni vesi läheks soojaks. Kuidas see makaroni sisse panna? Nii, pasta sai valmis. Makaron. No makaron, noh, makaron on pasta, üks. Liik ei ole. On. Ei ole mida makaroni. Makaron on pasta liik. Saadan su kutsekasse õppima. Ei, ma ei lähe. No kahju küll, no ei, siis kutsekasse ma ei lähe. Ma panen sulle ka või? No kui sa väga raatsid, siis pane ikka. Ütle, kui aitab siis. No võib mulle 2-3 panna. Nii või veel või? Ma usun, et sellest piisab küll. Ja siis kõige põhilisem osa, mille pärast me seda teeme. Mille pärast me üldse seda videot teemegi. See siin. Mitu ma panen kummalegi? Pane 2 äkki. Teeme 3. Teeme 3. Naksti. No nii. Aga maitse sina kõigepealt enne. Pastat enam-vähem mõlemad teame. Normaalne. Pehme. No. Kuidas on? Oota. Tunnen. Midagi puudu või midagi üleliia või mida? Ei, ma mõtlen. Tunnen seda kalamaiset veits vähem, ma tunnen pigem seda, nüüd see riivsa ja selle maiset rohkem. Aga muidu ma ütleks 90-st. Okei. Või 80-st, midagi niisugust. Igast jumala hea. Siis mõtlesin mina ka, millega me mõlemad saime hakkama. Kõigepealt ma tahan üldse kala teada enne. See tuli välja. No võib-olla jah, siuksed vaata tükid, vaata mis hästi peekised, seal jah ei ole vaata tundub kala vaata. Aga kui sa võtad siukse jämedama, siis seal on tundub paremini.
perfektne . on , täiesti perfektne . see on nagu tippvärk , ma räägin . et mina ütlen täiesti hea pasta , ma ka ennem juba proovisin . makaronid , no mina ütlen pasta . ei , hea , väga söödav . tehke järgi oma kodudes ja nii edasi . tehke . ja mis siis ikka meil mõlemal öelda on , kui kohtume teiega järgmistes videotes , järgmistes episoodides . ja kommenteerige ka midagi . ja õige , kui muidugi kommentaarid muidugi lahti on , mõne video all ta kipub mingi kinni minema lampi ja nii edasi . anna veel olla . loodame , et selle video all on see lahti ja kui on lahti , siis palun kommenteerige midagi lõbusat , ägedat ja andke nippe , mida iganes veel ja . jah , ma loen kõik ilusti kenasti läbi ja arutleme ja jah , võtame neid kuulda . jah , aga davai siis . head aega . järgmises episoodis lähme uuesti emaväge , proovime teha sügiste põhjaringi püüki ja loodame , et meil läheb hästi igasugu kõike muudki veel järgmisel korral . no tood ära , oi kuule , see on kena tegi .